Tere hommikust, käes on esmaspäev ja on minu sünnipäevanädal ja meie alustame Joosepiga oma hommikut siit tugitooli pealt. Ma sain ennast valmis pandud ja meil on täna siis selline päev, et mul hakkab proov laupäevase esinemise jaoks. Meil on see suur spordigala üritus lauluväljakul ja me teeme siis Olliga avaakti, mille koreograafia tegin mina. Nii et teeme viimase proovi. Ja siis mul on aega showpopini natukene ja siis on showpop, kus me paneme täna asetusi ja hakkame vaikselt valmistuma talvekontsertiks. On nii, Joosep on diivani väga hästi vastu võtnud. Mina tugitooli, vabandust. See on tema ama. Mina ei tohi siin istuda. Okei, ei ole nii hull see asi. Aga ta on nii palju. Aps. Issa, mul on alates 4. avamata mu mehed, nii et ma nüüd jään mehi sööma. Miks see nii naljakas on? Ma ei tea. Tere hommikust, käes on teisipäev ja minu teisipäev näeb väljas selline, et ma lähen hetkel Empire proovi. Meil tuleb reedel siis Tuljakus esinemine. Siis ma lähen Free Flossi, mul on seal eratund. Siis on kontoritöö ja siis on eratund. Ja siis ma pean minema poodidesse, ma pean oma kleidile järgi minema, ostma homseks sünnipäevaks mingid viimased asjad ära, söögid, joogid ja siis tulema koju. Ma ei tea, Kaisa pole mulle vastanud, kas ta tuleb täna minu juurde seda Welcome to Dairy tootama või mitte. Kui ei tule, siis pole ka hullu, jõuame ikkagi vaadata mingi päev. Aga vaatab. Ühele mu sõbrannale tuli siis üks kingitus, see mingi, ma ei tea, tahtis sealt Honor Stage või ma ei tea, Honor Stage, mida? Honor Active või ma ei tea, kuidas seda öeldakse. Sealt lehet saatis mingi pika wishlisti ja siis ma valisin talle sellise kollase pusa välja. Nii, Simona, näita meile oma jõulukalendrit. Näitan. Nii, see on siis Rituals. See lõhnab nii. Oh my god. Simona ostis selle täna, 9. Ehk siis ta nüüd, ma ei tea, mitu sa täna avad, aga... No avame mõned. Davai. Wow. Oh my god. Nii. Juba nii suur toode või? Nad hellitavad ära. Shower oil. Ta on kohe nõusutada ka. See lõhnab nii hästi. Sweet almond. Ja roos. Nii. 2. Ja 2 on juba väiksem. Mingi siuke. Spaatel. Nii. See on siis hair mask. Aga miks see on? Ma ei tea. Äkki see on selleks lisa, et nagu seda maski panna. Vot ei tea. Keratin Recovery Hair Mask. Nii, järgmine. Ma nii kaua oodanud, et mul oleks jõulukalender. Vaadake seda. Love. Onge. See on siuke nagu värskele. 4. Oi. Need cleansing wipes. Esinemisteks väga hea. hea. Ja väga hea väike pakikene. Suur. Šampoon. Ma ei teadagi, et Ritualsil on šampoon. Neil on hästi palju. Dull and dry hair. Täiega kasulik, sest et juuksed saavad palju vatti. 6. Issa korrast käsitan. Suur jälle. Oh my god. 2 päeva järjest. Conditioner. Nad hellitavad. Oh my god, see lõhn tuleb reaalselt nagu pakendist läbi. Oh my god. Kui hea. Issa ma ka nii ära. lõhnama. 8. Ja 7. Oi, küünal jälle. Kas on sama küünal? See on Hibiscus Dream. Teine lõhn natukene. Magusam. Nii, ja 8. Ja 8. Jälle mingi potšik. Overnight body mask. Body mask. Nii huvitav asi. Oi. Nii, täna on 9. või? Täna on 9, jah. Nii, et me saame ühe veel avada. Oh my god! Nii. See. Mina soovitan seda juba kõigil osta. Nii. Softener and scent booster.
Mis asi see on? Kellale? Rice milk cherry blossom. Ma ei tea, Mingi kehasprei või? See on laundry. Pesule. Pesule, aga ma ei... kui tõesti, nagu loputusvahend või? Pesu see loputusvahend. Nii hea lõhnaga. Mõtle, ma hakkasin talle mingi näo peale vannud seda. No põnev. Siis on veel. See on veel. Nii. See on siukene... see on nagu pisem. Oota, aga miks siin on nii vähe? Siin on nagu 31, 28. Oota, äkki see on mingi teine asi üldse? Ei ole. See on nagu... After Christmas kalender. See ei tohi avada. Ei tohi seda avada. Vabandust. Oi, on nii äge, võta. Jaa, After Christmas. Lõhnab hästi kõik see. Ma tean ja siin kõik hästi. Nii hästi. Okei. See maksis 15,99 ja see maksis 73. Teemaga see, et ta näeb nagu pärg veel, see on päris äge mõte. Jaa. Ja siis riputad ta kuskile. Nii, ja Maaritil on siis... oma kalender. Jaa. Ei tea küll, mis me täna siit 9. saame. Ei tea. Äkki šampoon. Peppo! Oh my god, nad on nagu siuksed. Okei. Täna on siis selline pepu. Ja südame šokolaad on iga kord või? Jah. Okei, väga äge. Palun vaadake seda cupcake'i. Milline detailsus. Täiesti pekkis. Ma teen selle Kristiliga pooleks. Ühesõnaga Johanna tõi meile siia neid cupcake'e erinevaid. Ja ma nägin seda ja ma olin mingi, oh my god. Kellelgi tegeb huvi, jätka kommentaar. Ja siis ma viitsin uurida, kus see saadud on. Aga see näeb nii hea välja. Nii, haul time. Ma käisin ju poodides. Mitte riiete poodides, aga tõin siis oma kleidi ära. Proovisin praegu selga. Ta on mul nüüd parem, aga see rinna osa, kuna mul ei ole rinda, siis ta on natuke ikkagi siit niuke. Aga no selles mõttes kaugelt ei ole aru saada. Toidupoe haul siis, mida ma homseks ostsin. Ma ostsin vetsupaberit. Whatever. Mul eile öösel, kui ma hakkasin magama, ma tuli lambist mingi niuke Instagram, kes näitas nagu kelle pood on siis kommid, igast nagu kummikommid. Ja lihtsalt mulle lõid tema kummikommide videod, et kuidas ta näitab, mis on tema kõige populaarsemad kummikommid, nagu ta oli nagu kasside viisi. Nagu need nagu lahtised kummikommid. Ja mul tuli niuke räige kummikommi isu. Ja siis mul tuli mõte, et ma teeks nagu sellised väiksed kummikommi nagu kausikesed, et inimesed saavad võtta ja siis lihtsalt niimoodi süüa. Ja siis ma ostsin erinevaid kummikomme. Nii, ma ostsin tavalisi tutiputisi. Ma ostsin 2 kingitust. Mul on homme mänguks siis bingo. Ja kui peaks juhtuma, ma ostsin tegelikult 5 kraapimispiletit ka. Et kui peaks juhtuma, et on mitu võitjat, siis ma saan anda mõnele ka šokolaadi. Mandariini, kurki, porgandit, tomatit, Haribo kummikomme. Siis ma tegelikult tahtsin kuldseid taldrikuid kuskilt. Ma ei tea, mul kuidagi täna tuli alles see mõte veel öösel, et ma tahaks endale esiteks osta popcorni neid niisugused väikseid topsikesi. Siis need väiksed topsikesi, kui panna kummikomme ja siis mingid kuldsed taldrikud. Ja mitte kuskil poodidesse müüdud. Ja siis ma pidin midagi muud välja mõtlema. Muidu ma oleks tellinud Shane'ist, aga noh, see mõte tuli praegu. Siis ma lihtsalt võtsin Unicorni need taldrikud, kui keegi tahab, sest ma tellin homme sushit üle päeva. Ehk siis jah. Ja ütlen kohe ära. Ma tahaks olla see girli, kes on mingi, oh my god, ma teen teile bruschetta, mozzarella, mingi basiliku, bruschettasi, pluss mingi oliivi, feta, juustu, salat, mis I'm not that girl. Krõpsud ja kommid ja läheb. Nagu, ma olen see mimmu. Ma tahan minna nagu kuskile istumisele nii, et seal on lambist krõpsud, mingid suvakad, kommid, eks ju. Mitte see, et seal on olnud mingi fancy, mingi täidetud paprika. Don't give a shit. Ehk siis, ma räägin, I'm a child. Jätkuvalt, isegi kui ma saan 29 paari tunni pärast, siis mulle meeldib lihtsalt asja süüa. Ja siis ma ostsin jälle juurde krõpsu, sest I love krõpsud. Siis ma leidsin Prismast sellised topsikud, et siia sisse ma panengi siis need kummikommid. Siis võtsin popcorni ja popcorni jaoks siis alternatiiv on panna see lihtsalt sellistesse punastesse topsidesse. Ja see pole ideaalne, aga noh, what can you do? Siis veel neid kummikomme, vahukomme, paguette, hapusi kummikomme,
siis patareisid, vahetan siin lampa välja, siis laimi kokteilidele, siis Cosmole Contrööd juurde. Ja nagu te nägite, siis ma ostsin ühe suurema asja ka. See on siis minu MC ja minu õe poolt. Ma ostsin endale Polaroidi või Polaroid kaamera. Sest ma mõtlesin, et homselt oleks äge jäädustada niimoodi. Ja ma valisin välja lilla. Ta-taa! Nii et see on minu Polaroid kaamera. Ma ostsin selle 20 pildiga sellega ka, et saaks juba homme pildistama hakata. Kuidas see käib? Või aku on tühi või? Esiteks siia käisid patareid sisse. Siis hakutati ma olen. Ja teiseks seda peab nagu pöörama. Siis ta on tööl. Ja nüüd ta näed. Punane tuli ja kuusest pilti. Minu saab juba photoshootida. Lähme siia peale. Oh, perfektne. Nii. Ja see. Oh my god! Ma istusid kohe siia ja tubli poiss. Mina ei tea, mis explosion mul täna siin näos toimus, aga lihtsalt birthday sest nagu tundub, et sünnipäevaks on vaja kõik punnid näkku saada. Hästi äge. Okei, nüüd ma tegelen edasi. Oh my god, it's coming together! Saate aru, minu sünnipäev algas siis sellega, et mingi 5 minutit enne 12 ma käisin ju lotopiletit ostmas. Spetsiaalselt selle jaoks, et homme, kui ma tahaks siis lotokolmapäeva puhul mängida oma sõpradega bingot, nagu minu mängu, et siis võitjad saavad grappimispiletid. Ja ma läksin ostma spetsiaalselt selle jaoks, ma ostsin 5 tükki, ta andis mulle terve selle rea ja ma olin mingi, okei, see mul ei mahu rahakotti, panen selle sinna paberkotti, kus mul olid mu toiduainad. Ja 5 minutit enne 12 ma olin mingi, oota, aga ma pakkisin kõik lahti ja need piletid ei olnud seal sees. Ja siis ma läksingi, vaatasin, et see auto on siin ikka veel. Läksin, vaatasin selle auto läbi. Ei ole. Ma lambist kaotasin tee peale, et kõik kraapimispiletid ära. Ma ei tea, kuidas võimalik see on. Sest ma kõndisin niimoodi, et mul oli see kott nagu siin. Kõndisin nagu autosse. Ehk siis ma pean homme ikkagi planeerima niimoodi, et ma lähen käin ikkagi poest läbi ja ostan uued kraapimispiletid. Mis ma veel unustasin näidata ennem on see, et ma ostsin endale uue kaelakee Expressionsist. Sest mul see kleit on suht niuke open neck ja siis ma mõtlesin, et seal võiks olla mingi ilus kaelakee ja siis ma leidsin sellise. Ma näitan teistpidi. Nii, näitan oma pükste peal. Sellise, siis siin on sellised kiivikesed, nii ta ei zoom in. No ta ei fokusseeri. Aga ühesõnaga selline. Mina kavatsen nüüd koristada oma kodu. Jälle ma olen aja hädas. Mul oli plaan tegelikult, et tegin teile hauli ära, siis ma olin mingi, okei, ma natuke vaatan veel seksi linna ja siis ma hakkan koristama. Aga siis ma sain aru, et mul on veel jäänud reaalselt 2 viimast osa seksiste linnast. Ja ideaalne oleks ju need täpselt enne homset hommikut ära vaadata, et homme hommikul panna see 0-st peale ja ette käiks mul terve päev nagu maratonina. Ja siis ma vaatasin kõik lõpuni ja siis oli kersku juba 23:40. Nii et sinna see aeg mul läks. Ilusat sünnipäeva mulle ja räägime homme hommikul. Nii, ma olen ennast vahepeal valmis saanud. Ma panin vannituppa ikkagi Carrie Mr. Big vannitoas ja siis väike niuke roosad huuled, eks ju. Seal on Joosep. Siin on mu kleidikene. Siis selle ajalehe ma pean ära tegema. Siis ma pean selle panema seina selle kuldse. Ma panen selle siia. Ja siis ma panin üles oma naised. Siis siin seina peal on siis Chickid ja New York. Siis siin on üks söögiasjad, mida ma pole jõudnud ära panna. Siis siin on minu kokteili area. No nii, grande reveal. See tuli nii adorable. Vaadake seda. Oh my god. Täitsa pekkis. Vahepeal väike update. Joosep nuusutab lilli. Siin on väiksed kummikausikesed. Siin mul tuleb sushi. Siis siin on väike lauake. Nii, siis siin on juba neiud. Siin on Charlotte. Yes, hello. Ja siin on Miranda. Miranda. Ja siin on Annabelle ja Liisa. Nii, siin on sushi.
ja me hakkame kohe siin bingot mängima, näete. Tüdrukutel on juba valmis. 71. Oo, 71. Ääli. See, kes räägib seal või? Ja sa võtad küsida mingi päev, kui sa proovis näed, et ta teeks seda loto. No way! See on nii crazy. Mis number oli? See oli 71 vist. 27. I 27. Ei, kahel mängijal on 2 puudu. Jaas. Oih. Mida vekki? Räägi see nii, seda väga halvasti. Oh no. No me teeme veel. Mul on veel paberid. Nagu niimoodi. Kas selle saab ka täna ära juua? Saab alkohol. Nii et klaasid on tühjad, ma näen. Kahe vale nii. Õige, siis šokolaadi. Oi, mis meil siin on? Apple and cinnamon. Roosid. Neid ma filmisin enne. Ja Grit ja Simona. Siin on mingi ümblik. Siin on kinderit. Nii. Siin on veel kinderit. Muidugi. Siin on veel kinderit. Oi, tüdrukud. Vaata, kui sul see Alpingo need auhinnad saavad otsa, siis. Siis ma tean. A little birthday. Oh yeah. Nii. Ma siis kõva häälega ei hakka ette lugema. Okei, kallis Maarit. 29, let's go. Varsti oled 30. Selle me pidime. Oh no. Me kujutame ette, kui raske sul on. Seega proovime veidi su elu kergemaks võtta. La Viola tuleb appi. Ei ole võimalik. Anna meile La Violale on La Viola või? Ei mäleta. La Violale teada, millal sul on 4,5 tundi aega. Huvitav, mis Joosep sellest arvab. Saan nii koristuse või? Oh my god, I need it so bad. Aga võis olla küll Siin on La Vida. La Vida, mis iganes see on. La Vida. La Vida. Täiega lahe. Oh my god. Ja siis meil oli tegelikult üks teine mõte, aga siis sa ütlesid seda ja siis ma mingi... Siis ma olin mingi, no ilmselt mõte kingivad mulle nüüd selle koristuse. Sest I need it. Mul ei ole aega seda korterit koristada. Just nagu selle puhastuse teema. Jaa, nagu ma võin jah mingi tõsta riided maast püsti, aga nagu ma ei viitsi kapinurkasi tolmust puhtaks, aga ma ei jaksa. Aga kuidas see nagu välja näeb? Kas see näeb välja nii, et nagu ma annan neile omad võtmed? Ma ei tea. Või kas ma võin olla kodus samal ajal? Või see on naljakas? See vist on... Samas ma just oleks kodus. Kind of. Esimene kord küll. Aga sa tuled võõrad inimesed ju külla ju. Samas ma ei tea tegelikult. Kuidas see käib? Ma ei tea, nad vist ikkagi tahavad, et... Sa läheksid ära või noh, kuidas nad... No jah. Samas ma niikuinii, et kui nad midagi võtavad, kui noh, mida iganes on ja, siis sa ju paned tähele. Aga mul tekib see, et nagu siis ma pean nende jaoks korda tegema. No jaa, et ma ei ole nagu päris. Ma ei ela siukses kohas muidu. See on okei. Ma ei uskuda, et ma saan nii vana. Öeldakse ju, et 30-selt hakkab alles päris asi kusjuures, ma hakkasin mõtlema, et ma ei ole tegelikult Seksi ja linna esimese suvajaski veel oma alusega. No vot. Nad on ju 30-ndates seal. No vot. Nii et I'm not even on season 1. Me nüüd Cosmot. Mul ei ole purustatud jääd. Oli praegu nii. See lihtsalt see jahutab klaasi. Aga me paneme 2 CL-i kontrööd või mis iganes seda öeldakse. Siis lauaviina. Tähendab, sorry, Sarva. Lauaviina. Nii, seda 4 CL-i. See oli vähemalt nii, kuidas me kunagi tegime. Siis silma järgi laimeahla. 2 hours later. Nii. Ja siis jõhvika mahla. Ja siis paneme. Mul ei ole õrna mingi, kuidas see praegu maitseb. See võib olla natuke kange, aga we don't care. Ja väike laimikene. Siia niimoodi otsa.
vabandust, neiu, teie kosmopolitan saabus. Ma ei ole kindla, kuidas maitseb. Vabandust. Aga proovige. Protsendiga kange. Siin seal on kurk. Kange. Ei ole. Ma ütleks nagu natuke vesine. Seal ei ole vett ju. Nagu mahlane või jääne või nagu siuke. Ei, aga joodav. Joodav, I take it. Vahepeal jõudis meil Kristel siia. Me oleme siin juba kokteilitanud, nagu te näete. Meil siin istuvad kokteilid. Ja siis ta tõi mulle... Oota, mis sa, Kristel, ütlesidki? Et mitte ükski mees ei peaks sulle tooma lilli. Ja lilled kestavad igavesti. Et mitte ükski mees ei peaks sulle tooma magusat. Ega õnne. Jah. Ja siis ma sain sellise... Kuidas see käib nagu? Kas siin on nagu kindel süsteem, kuidas me selle kokku paneme või ma hakkan lihtsalt suvakalt? Ei, seal on ikka süsteem. Süsteem, oh my god. Võt, mulle selline käsitöö meeldib. Ja siis siin on nagu ikka vatser ja kraabimispilet, mille ma kraabin kohe ära. Väike update ka. Simona võitis kraapimispileti ja ta võitis kraapimispiletiga 4 eurot. Nii et mõtle, põhimõtteliselt plussis lahkus ära. Ma ütlesin Simona seda, et plussid ära sega. Ja siis ta oli mingi, ei tea. Nii, meil on tulnud järgmine külaline. Cheers! Jaa. Oota, ma paned niimoodi kaamera kinni ja ei küsi first reaction'it oma kosmole. Oota, mis kosmo sees üldse on? Viin. Jääfikama. Nagu viin ja jääfikama. Yeah! Let's go! Kaisa kingitus. See on mingi Korea skincare või? Vaat sellest firmast ma ei ole kuulnudki midagi. Ühesõnaga, sellega on nüüd see story, kui ma valisin neid asju. Vaata, skincare on hästi specific ja kõike ei saa kinkida. See on siis siuke asi, see on tegelikult seerum. Ja ta peaks olema tekstuuri ja kõige vastu ja ta peaks toimima ka meigi all, aga veel parem on kasutada nagu skincare'iga koos. Ühesõnaga, saad lugeda. Tõenäoliselt ma kasutaks seda skincare'ina. Aga ma olen uus avastus. Korea kosmeetika sobib mulle väga hästi. Jaa. Välja arvatud see üks punn, mis siin praegu siin. Puhastab äkki lihtsalt. Ta lihtsalt on siin külas. Something heavy. Et sa saaksid seda jõulurõõmu jätkata ja hakata countdown ima advente. Set of Wars and the Cat. Spiced latte. Seal on numbrid siis peal, nii et tegelikult sa võid esimest põletama vaata hakata. Teine on see pühapäev. Selles mõttes nagu adventide järgi, okei. Oota, kas ma ei tohi teisi? Ikka võid Kas nuustada. see ei ole teine advent juba peadus või? Teine on see pühapäev. Aishe. Jaa. I don't know. Juba 3. on see nädal. No siis sa võid panna kõik põlema korraga. Pane kõik Teine on siis põlema. Christmas tree. Jaa, see on Christmas tree. Siis 3. on winter spices. Oi, see on hästi. Teate, mis mul tegelikult oli üks tegevus veel. Aga ma lihtsalt, ma ei näe jätta. Mul on tegelikult piparkoogi taigene, ma ostsin glasuurid ka ja ma tahtsin teha nii, et igaüks peab ühe piparkoogi täna kaunistama. Aga ma jäin aja jätta. Nii ole hullu, kõik muu on ju väga tore. Ei, ma ei saanud pooli kostüüme ja dekoratsioon üles. It's okay. Iga aasta ma olen mingi I have time ja siis mul ei ole. See on klassik. Oi, see on ka mõnus. Kuule, ma olen isegi nagu näinud sellist. Mul on niuke tunne. Yes. 44. N44. Kas keegi on juba lähedal ka? Mis see oli? Mul on juba meelest läinud. Ühele reale, kas niipidi või niipidi? Okei. Miks see rida on parem kui nurgas? Siis see tundub nagu nunnum. 69. 69. Või see ei poole? 69. Kuule, ma nüüd niipidi sain. 69 või? Jaa, niipidi sain. Opa, meil on esimene võitja. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Maarit, palju õnne sulle. Change'i kinkekaart. Seal on praegu 1+1 kampaaniast. Nii, meil on siin jatsi. Kuulge, me saame nüüd... Kas keegi tahab mängida täna või? Ma ei tea, kuidas see käib, aga... See on see täringa mängid peab siin täringa. Loodan, et sul ei ole seda. Ei, mul ei ole seda. Aga ma olen alati tahtnud seda. See ka asja poolt siis.
personal. Ja see on siis sinu tehtud, eks ju? Ma arvan, et siin on mingi lõhnake sees. Sest Kaisa on perfume queen. Oh my god! See on Burberry Goddess lõhn. See on üks kõige paremaid lõhnasid, mida ma vist olen kunagi nuusutanud. Püsib ka väga hästi. Kas te tahate nuusutada? See on haige. Sellest saab nüüd minu uus going out lõhn. Oota, mis see nüüd on Friendsist? Kas te saate aru? Oh my god. See on Phoebe! Kõige haigem asi. Ma käisin ju eelmine aasta Hispaanias. See oli november. Ja siis olid need McDonaldsis. Ja ma olin mingi aatsin Eestis ka. Ja Eestisse tulid aasta aega hiljem. Aasta aega hiljem. See on Phoebe. Ja siis siin on väga palju magusat. Opatški. Kusjuures ma olen mõelnud selle peale, et peaks seda tegema. Aga ma pole kunagi selleni jõudnud. See on siis värvianalüüs. See on väga... Ma ise aiman, et ma tean oma värve juba, aga ma... Mis sa arvad, et mis need on siis? Mina arvan, et minu toonile sobivad sellised pastellised. Ma võin täiega mõelda panna praegu. Ma teen selle teadma. Viimased. Nii, siis hakkad kraapima siit. Et ülevalt alla lähed, kõigepealt sa vaat siit. Nagu siit? Jah, vot. Et vaatad, kas sul on kuskil see number. Nii, viimased õnnelikud bingo mängitajad. Vaatame siis, kas tuleb võit või mitte. Jep, on aega vaadata Welcome to Derrit. No nii, sõbrakesed, kell on 2:30 öösel. Ma koristasin siin nüüd mingi pool tundi ja siis ma sain aru, et rohkem ma ei saagi koristada, sest et nõudepesumasin läks tööle ja mul on nii palju klaase. Aga nii tore sünnipäev oli. Selline rahulik, kodune, mitte midagi niukest, et mingi päeva, vaid lihtsalt chill. Vahepeal on ka vaja selliseid sünnipäevasi. Ja pluss minu arust see oli üliäge idee teha see kogu seks ja linna teematika, et ta ei ole lihtsalt, et tulge minu juurde ja sööme, vaid et nagu seal on mingi point ka. See Burberry Goddessi lõhn, ma lihtsalt olen terve õhtu seda nuusutanud. Täiesti haige, nii jätke meelde, tehke screenshot, see on imeline. See on lihtsalt imeline. Ma olen väga tänulik kõigile, kes tulid, nii et aitäh, kui sa seda vaatasid, ja sa käisid, siis ma olen väga tänulik, et sa käisid. Ja aitäh kõikidele, kes mind õnnitlesid, isegi kui see vlog läheb üles palju hiljem, siis ikkagi ma olen väga tänulik ja nagu nii tore on lugeda kõiki neid kirjakesi. Aga nüüd ongi nii, et ma natuke puhkan, selles mõttes, et sünnipäevast puhkan ja siis jaanuarist ma hakkan planeerima oma 30. juubelit. Nii et ja oodake, ma ei ole teile näidanud tegelikult kõiki neid pilte. Nii, see oli siis vanapilt, eks ju, nii mina koogiga. Nii, Kaisa ja Eku, siis siin meie tšikid, eks ju. Jaas, siis on siin ei zoom'i õigesti sisse. Jaas. Ops. Ja siis tegelikult ma sain täna ka lilli. Ma olen täiesti ära unustanud sellise asja nagu lilled. Nii et ma sain täna sellised roosikesed. Nii et mina lähen nüüd magama ja räägime teiega juba homme. Tere hommikust, käes on neljapäev. Ma olen nii väsinud, ma jõudsin mingi 3:30 magama ja kell 9 oli äratus. Mu hommik algab õnneks rahulikult, ma lähen massaaži ja siis mul on eratund. Ja siis me oleme mu MC-aega sööma. Me läheme Free Flow'ga samasse majja, sinna St. Vitusesse, või ma ei tea, kuidas seda iganes öeldakse, nii kola nimi ma ei suuda. Kuna ma mõtlesin, et see on täpselt Free Flow majas, ma tahaks sinna minna, see tundub lihtsalt selline pubi koht, aga I love pubi kohad, nii et let's go. Ja siis lähen tagasi stuudiosse tööd teha ja siis ma asendan õhtul Heels Beginnerseid. Ma olen nii väsinud. Aga ma sain lille ja šokolaadi. Nii et sünnipäev jätkub. Vaadake, mis siin on. How cute, see on ja sama, mis mul on. Ja siis rabarullimulli. Ja kommid. Oh my god. How cute. Aitäh. Ma tean küll, et see oli Mari-Liis, ta saatis mulle pildi eile. Cute. Ja minu imeline korv. Ma lähen nüüd tutju. Ma
sain veel eratunnist manti, nii nunnu. Eratund on antud, ma olen kuidagi nii väsinud. No ma saan aru, ma läksin mingi kell 4 öösel magama ka, aga kuidagi energiat on minimaalselt. Ja muidugi õues on olnud viimased nädal, 2 ikkagi kogu aeg pime ja see ka väsitab täiega. Aga me eile siis vaatasime Welcome to Derry 7. osa ära. Viimane osa, mis tuleb see pühapäev, on 8. See sari on täiesti ületanud igasugused ootused. See sari on täiesti teistsugune, nagu ma arvasin, et ta on. Ja see on täiesti crazy plot, mis seal on. Nii et siit tuleb sinu seriaali soovitus. Kui sa ei ole näinud veel Welcome to Derry't ja sulle meeldis City film, siis palun vaata seda. Siis mul juhtus täna taksoga üks nagu huvitav asi. No see nagu lahenes kohe ära, aga nagu lihtsalt natuke nagu häiriv olukord. See on nii Karen minust praegu niimoodi öelda, aga mul lihtsalt oli see, et ma võtsin takso hommikul, sest mul ei olnud ühtegi autot lähedal ja ma olin juba hiljaks jäämas massaaži. Ja siis sõidame taksoga ja siis mingi hetk ta mingi teeb kuidagi nii, siis ta hakkab järsku pööramas, ma nagu vaatan välja, siis ma olen mingi ja siis ta sõitis nagu valesti, ta pidi mingi väikse ringiga minema, sealt kuidagi tuli sealt mingi ja siis sõitsin ära ja jõudsin sinna, ma olin mingi okei, no whatever, või rohkem hiljaks, aga mis oli ikka. Ja siis hakkame pärast vaatama, et on selline tekst selles juures, et mul on €10, ehk siis €1.10 tulnud juurde arvele ja on kirjas sorry, the trip took longer than expected, so that's why we added this. Ja siis ma olen mingi, kuidas palun? Vaadake, mul on tegelikult jumalas suva sellest €1, aga asi on põhimõttes, et nagu ma muidu ei oleks seda tähele pannud, sest ma väga ei vaata enam niimoodi, no üldse ma sõidan väga taksoga. Ma enamasti sõidan ainult autoga, sellepärast, et mulle ei meeldi taksodega üldse sõita tegelikult. Mulle ei meeldi see, kuidas nad sõidavad, nende manöövrid. Et tihti peale haisevad. Siis ongi see, et maksavad kordades rohkem, kui ise sõita. Ja no lihtsalt ise on mugavam. Ja siis ma sõidangi nii harva taksoga, kui ma sõidan, siis alati mingi case või nagu jama või ma ei tea. Ma mõtlesin, et kas ma viitsin kirjutada sinna support, no see on €1, aga samas ma olin mingi teema, aga nad tegelikult ju ilmselt teevad seda väga palju ja siis enamasti inimesed ongi mingi, mis €1 ja niimoodi need sissetulekud tulevadki. Ja siis ma kirjutasin ja põhimõtteliselt kohe, nad olid mingi full, no see, mitte full, aga see refund, mis nad mulle juurde panid. Okei, nad panid 106 refund, 4 senti läks kaduma. Big deal. Aga nad panid selle kohe juurde, siis ma mõtlengi, et tegelikult seda vist on ilmselt neil väga tihti. Ja siis ongi see, et kes viitsib kirjutada, see kirjutab ja kes ei viitsi, see ei viitsi. Oh yeah. Aga ma ütlen teile ausalt. See on vlog. Noh, mis sul öelda on vlogi jaoks? Kes see on? Ma tegin taas kord väikse uinaku ja see oli imeline. Aga ma peaks hakkama tööd tegema. Ühesõnaga, ma näitan teile siis. Sain väiksed kinnitused veel, kuigi mu MC poolt oli tegelikult see Polaroidi kaamera. Siis mu õde tõi mulle sellise väikse, ma ei tea, mis see on, meigi eemaldusvamm. Nii kärsid, siis see kui magusad mul on. Bella Pieri. Mingi asi. See on vist nagu laovärv, tumepruun, mis on tegelikult päris hea esinemisteks. Siis selline, see tundub nagu mingi highlighter. Taastab näokooria. Mineral Cosmetics, ma ei tea, mis see on. Ma pole selliseid asju väga ammu kasutanud. Puuder, aga see on ju sädelev. Ja siis MC-t on väike kommikarp, küünal ja siis kraapimispile. Kraabime selle kohe ära. Oota, midagi ma võitsin. Mul on 3 esimammu, mis see tähendabki. 5 eurot, nagu naksti. Nii, trenn sai tehtud. Ma ei jõudnudki seda filmida, aga ei olnud. Võtsin kõik meie kostüümi, need lisad kaasa laupäevaks. No meil on proov seal koha peal, et siis lasta alla. Ja kuna ma lihtsalt homme päeval ei tule siia üle pika aja, siis on niimoodi, aga ma pean nüüd kõik asjad, mul on siin terve lauatäis asju, mida ma pean kõik kuidagi oma võtti ära maadama. Nancy riided,
kuna mul homme Nancy üle pika aja. Siis kuna ma ei tea, kas Nancy on tossudega või saabastega, siis ma võtan igaks juhuks kaasa. No nii, üritame siis kuidagi koju jõuda. Teate, ma ütlen teile ausalt. Täna oli nii veider päev. Kuidagi, ma ei tea, something was off. Magasin terve päeva kogu aeg kuskil. Ma ei tea, kuidagi ei saanud asju tehtud, ma ei tea, kuidagi ennast tunne oli nagu mees, siis ma ütlesin koju, siis ma kassisin. Ma ei tea. I don't know what's going on. Ma juba selles mõttes ootan väga aasta lõppu, et see õudne aasta saaks läbi, sest minu jaoks aasta on olnud väga negatiivne ja üks halvimatest. No loodame, et homme on parem päev. Tere hommikust, käes on reede. Mu reede ei ole alanud kõige paremal toonil. Mul oli hommikul päris tore ärevus. Kuna ma eile nii palju kassisin, siis see täna eskaleerus, sest ma pidi siis olema täna 2 esinemist. Nagu kõigepealt Empire'iga ja siis Nancy'ga. Ja ma päris pikalt ootasin neid kellaaegasi. Et ma teadsin kogu aeg, et kell 9 lõpetame Empire'iga ja siis ma jõuan täpselt sõita ruttu niimoodi, et me saaks sõita Haapsallu, et olla kell 11 laval. Ja siis täna tulid lõpuks kellaajad ja ma ei jõua. Ja mul tekkis niuke ärevus ja niuke paanika, et mingi, mis nüüd saab? Ma reaalselt, kuna ma olen ise nii haavatav praegu, siis ma ei oska neid olukordi praegu võib nagu hästi lahendada, siis ma hakkasin nutma reaalselt, ma olin mingi, ma ei tea, mis saab, sest nagu mul ei ole sellist asja otseselt varem juhtunud, et nagu asjad niimoodi ei klapi või nagu nii lappes on. Ma leidsin uue tüdruku, kes läheb Nancy't tegema. Ühesõnaga ma lähen lauluväljakule hetkel, meil on seal siis Sporticala Pro ja siis ma lähengi Tuljakusse. Seal on meil see päär esinemine. Ja ma siis natuke jäppin teile, puistan oma südant ja samal ajal teen meiki. Millest ma sain aru, on see, et ükskõik mis otsust ma ka täna teinud ei oleks, ma oleks ennast tundnud igatipidi halvasti. Sellepärast, et mul oli 2 varianti. Kas ma teen Empire'is 5 tantsu asemel 3 ja 8 viimaseks tantsuks tuleb üks teine tüdruk seda tegema ja ma lähen siis Nancy't tegema ja ma oleks saanud teha mõlemat. Või siis ma teen ikkagi Empire'i täiesti ja Nancy't teeb keegi teine. Ma otsustasin selle kasuks, et minu jaoks tundus lihtsam, et ma teen ainult ühte ja siis teine inimene teeb Nancy't. Aga ma saan aru, et kui ma oleks olnud vastupidi, et ma oleks võtnud selle, et Empire'it teeb keegi teine, siis ma lihtsalt tunnen, et nagu minu pärast nii palju nagu keegi peab tulema, õppima, mõtlema, tegema, et nagu ma ei tea, see tundus nagu see, ma ei taha olla kellegi jaoks koorem või nagu ma ei taha olla kellegi jaoks see pain in the ass ja võt see ongi see, et miks ma tundsin, et nagu lihtsam on, ei pea keegi nagu kannatama või nagu I don't know, lihtsalt ma olen selline inimene, et mis on minu jaoks väga oluline, mida on väga raske nagu muuta endas, ma tunnen, on see, et minu jaoks on kokku lepitud asi niimoodi, et kui see on, siis see on ja nii on. Et nagu mulle ei meeldi muutused ka selles mõttes, et kui ma näiteks tean 2 päeva ette, et sellel päeval mul on see, siis ma nagu juba mõtestan ennast või meelestan ennast niimoodi. Ja kui midagi peaks muutuma, siis see tohutult häirib mind. Ja nagu ma ei suuda selle muutusega kuidagi toime tulla üldse, ma tean, see on minu kõige suurem blessing and the curse. Ma ei tea, kas see on blessing just, aga et ma ei lase lahti, vaid ma nagu jään sinna kinni, et see päev pidi olema niimoodi, mul pidid olema need plaanid, et ma ei suuda lahti lasta nendest. Ja siis oligi see teadmine, et ma pean ju tulema siia proovi ja olema top notch ja viima läbi seda proovi, aga ma tundsin, et ma olin nii liimist lahti, et mul oli raske keskenduda, mul oli raske süveneda. Aga see on ju suur üritus ja nagu sa pead oma A-game olema siin. Ma sain aru, et mul vist rohkem ei olegi siin midagi jäppida. Ma jõudsin alles jumestuskreemini. Ma teen selle jumestuskreemi, ma teen selle meigi lõpuni. Ja siis ma vaatasin, et Tuljakusse kõnnib 8 minutit. Cheers! Mart, Nii. kui ma hüppan siia, kas silma veel hoia? Girl dinner. Wow, wow. Või isegi rohkem võtta. Niimoodi. Ma olen juba pikemat aega kodus olnud,
see kaunistus on siin alla kukkunud. Ühesõnaga, esinemine läks väga hästi. Tuli kõik välja. Ilusti jõudsime lavale. Meil oli lihtsalt ainuke mure tänase esinemisega see, et kõik laulud või tantsud pidid hakkama niimoodi, et me tuleme sisse, aga nagu meil on palju tantsud sellised, kus me oleme suht nagu laval ja siis jah, sellest, mis oli suht kiire, aga sai kõik ilusti hakkama. Ma nii igatsen seda Maritit, kes oli kogu aeg rõõmus. Kogu aeg oli nii tore kõik. Isegi kui ütles midagi halba, siis ma suutsin kuidagi selles näha alati midagi positiivset. Aga nüüd ma flipin väga kiiresti ära ja that's not me. Ja ma ei tea, kuidas ennast nagu tagasi saada. Ja siis mul üks neiu tõi mulle lilled ja mingi kommikarbi või midagi. Ja ma panin need lilled seal tuljakus, panin vaasi. Ja ma jätsin need sinna vaasi. Ma mõtlesin, et mul midagi oli nagu veel. Nagu ma ei saanud aru, mis asja. Ja siis ma jõudsin koju ja ma sain aru, et mul jäid lilled vaasi. Ma lähen nüüd magama. Ja tegelikult mõtlesin seda endale eile juba. Et okei, ma lähen magama, et see oli lihtsalt üks halb päev, mis mul eile oli. Aga see jätkus. Loodame, et siis nagu ongi, et 2 on maks ja nüüd 2 päeva oli sellised natuke raskemad päevad, aga et nüüd homsest läheb kõik jälle paremaks. Loodame. Tere hommikust, käes on laupäev või? On küll jah. Ja mina sundun nüüd lauluväljakule. Meil on siis täna see spordigala ja hetkel ma siis lähen peaproovi. Täna on väga külm. Just selline päev, kus oleks uues esineda ja siis on nii külm. Ja siis ma olen tagasi koju. Mul ei ole küll super palju aega, aga ma tahtsin kodus meiki teha. Peale spordigalat ma lähen Petriisiga esinema Pärnusse, nii et ma mõtlesin, et ma ei viitsi nagu super kaabel olla tere päev. Nii et jah, ma vahepeal pean käima ühel pakil järgi, ma ei tea, mis on muidugi. Ehk siis näis. Paremal asub meie tore ohutussoon. Oleme siin soojas. Slay. Kanakintsuliha. Nii, proovid on edukalt tehtud. Ma olen juba siin Nautika juures tagasi. Tegime 3 läbi mängu. Ja siis nii tore tantsijatele, kõikidele oli mõeldud seekord catering. Ja seda nagu näeb nii harva. See oli seda suurtematel üritustel. Which is why see on nagu nii tore. Sest väga tihti on sellised olukorda, kus tantsijatele ei ole mitte midagi mõeldud. Ja siis ongi kõik nälgivad seal. Aga jah. Selles on väga tore, aga nüüd ma võtan siit ruttu ühe Bolti, sõidan Kristiinasse. Tuli siis mingi pakk, vaatame, mis on. Ma ise ei tea, et mul midagi rohkemat juuaks. Nii et ma arvan, et võib juhtuda, et see on surprise pakk jälle Platinumilt. Ma arvan, ma ei tea. Nii, ma olen jõudnud tagasi koju. Joosep, kuule, sulle saatiski Platinum. Pakikese, nii arvas nad igad jõulud saadavad paki, see on nii tore. Nagu selline, kui ma tegin selle ukse lätte ja nägin Platinum, siis ma olin mingi, oh my god, ma tõesti naeratus sulle. Nii tore, kas sa oled valmis vaatama, mis siin on? Oh my god. Mis meil on? Joosep, sa juba tahad, jah? No, meil on vana hea Platinumi krõpsupakikene. See on üks. Ja see on teine. Vaata, Joosep, sulle! Nii tore! Siis meil on emmele šokolaadi. Iga aasta. Joosep, uus! Rast iga aasta Joosep lihtsalt armastab need mänguasju, mis ta siit saab. Nagu näha. Kas sa juba lähed hulluks ja? Juba lähed hulluks. Noh, tahad nii väga selle hiirekesega, näe, Joosep ema paneb selle siia. Jaa, oi, talle meeldib. Joosep, aga see pole kõik. Meil on siin Scratch Fun. Mingi mänguasi ma kohe vaatan, siin on ka veel kalender. Joosep, vaat seda. Oh, wow.
ma saan aru, et ma pean selle. Juusep, vaata. Juusep! Lained laavad rannal. Jõle vainune. See on magnet. Wow, big brain. Nii. Vaadake seda. Ja nüüd ma teen niimoodi. Oh my god. Joosep. Nii tore. Issand. Ja ütlen teile ausalt. Mul on täna kordades parem olla. Ma ei tea kuidagi. Ma tundsin eile, et ma ei taha olla sellises energias. Ja siis ma õhtu tegin meelega nii, et ma vaatasin meid Instagrami mingeid naljakad videosi, et ma läheksin hea tujuga magama. Ja siis ma jätsin sõbrad mängima endale taustaks, et nagu nemad on ka nagu selline nalja nagu saada, et hea vibes. Nii et ja ma tunnen täna väga suurt erinevust. Kuigi see oli mulle väike reminder, et ära sõida autoga nädalavahetusel jõulude perioodil kaubanduskeskuse parklasse. Sest et ma tiirutasin seal ikka väga pikalt, enne kui ma ühe koha leidsin. See oli crazy, mis seal toimus. Ja ma mõtlen, et see ei ole isegi jõulude nädalavahetus, vaid see on nädal enne jõulude nädalavahetust, mis eeneb jõuludele. Kas nii meeldib? Oi, nii meeldib ja oled sina alles Nono Palla. Siis ma käisin ja ostsin Joosepile sööki. Nii et ChatGPT ütles mulle, et nad on praegu kursis sellega, et Joosepil on see seedimine natuke korrast ära. Ja siis me tegime nüüd läbi selle, et ma proovisin selle hiilisi kõrbinate kuuri, ma proovisin probiootikumide kuuri. Ja siis nüüd üks asi, mida me veel proovime, on see, et me vahetame 7 päevaks tema märgtoidu ära. Ja ta soovitas Royal Canini või The Hillsi neid tooteid. Siis ma võtsingi Royal Canilt seda Digestive oma. Ja siis Hillsilt, kuna Hillsil ei ole seda, ei ole spetsiaalselt mingit nagu seedimisele või ma ei näinud vähemalt, siis ma võtsin lihtsalt chickeni seda. Kuigi siin on kirjas, et adult 1-6. Aga ma ei leidnud seal sellist, mis oleks vanematele kui 6. Nii et ma loodan, et see toimib ja sobib. Nii, meik on tehtud. Juuksed teen koha peal. Let's go. Yo, we slay, yes! Yes! Okay, Kristlin! Tahate näha mu esimest reaktsiooni? Nii. Jamma. 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 Ma tulen! Nii, hakkame näksitama siis. Miau. Kas ma olen sellega lava peal? Kodus. Sealt vist oli selline nagu mingi koori. Vaadake seda. Ma sain selle täna oma õpilaste käest. Nii tore on lilli saada. Ja see tuli nii kuidagi ootamatult, et nagu nii tore. Ühesõnaga ma olen kodus, kell on 2:30 äkki või? Ei rohkem, kell saab ka 3, never mind. Ja see päev on olnud nii pikk, nii väsitav, aga niivõrd äge ja nii tore on selliseid asju teha. Ja siis ma ikkagi pärast vaatasin neid videosi sealt, kui me seal lauluväljakul olime ja mõtlesin, et issand jumal, kui äge, et see on minu töö. Ma saan selliseid asju teha. Ühesõnaga, ma olen väga väsinud, ma teen ruttu kiire skincare'i. Ja siis lähme magama, sest homme on vlogi viimane päev. Tere hommikust, käes on pühapäev ja on trennide päev. Ja üle pika aja on selline pühapäev, kus mul ei ole enne trenne ega peale trenne mitte ühtegi kohustust või nagu mingeid proove. Mis on väga tore, et ma saan lõpuks pühapäeva jälle võtta nagu tavaliselt. Please don't judge. Ma ei viitsi trenniriideid vahetada, mul on dressid täna. Update, kell on 9:30.
ja tähendab kohe, kell on kohe 2. Ja ikka terve õhtu läks sellele, ma tegin kogu aeg mingeid asju, mingeid tööasju ja homme on ka veel selline ja siis homsest õhtust hakkab mul pihta relaxation. Sellest mõttes siis mul on nagu vähem asju, mis on kindla mingi tähtaega ja rohkem ma saan keskenduda oma asjadele. Juhei! Nii et kohe-kohe varsti on see kiire aeg möödas. Aga ma ei jõudnud teile näidata. Need õpilased, kes mulle lilled tõid, nad tõid mulle veel kommikarbi ja kaardi. Vaadake, kui nunnu. Ja siis täna tõi üks naine mulle kommikarbi. Ja kusjuures naljakas on see, et kõik põhimõtteliselt tõid mulle see aasta arvake ära mida? Patserit või geishat. Ehk siis mul on lihtsalt terve kodu täis patserit ja geishat. Ei kurda absoluutselt. You must know me very well. Tõmbame selle blogi kokku, see blog on olnud nii imelik. Mul on olnud sünnipäev ja samal ajal mul on mingi mental breakdown. Ühesõnaga siin videos on vist kõik. Aitäh, et sa seda vaatasid. Teeme kiire treileri järgmisesse videosse. Kuidas lähevad meie UV-show'd? Neid on meil lausa 3 järjest tulemas see nädal. Või järgmine nädal. Ehk siis, it's gonna be crazy. Kuidas läheb mul Empire Show esinemine? Kuidas lähevad jõulud? Ma kavatsen järgmise vlogi teha jõuluvlogi ka ja panna kõik kokku. Kuidas läheb mul perega jõulud, sõbrannadega jõulud, ühesõnaga kõik on järgmises vlogis. Seda kõike palju muud näete juba järgmises videos. Ma väga tänan teid, et te vaatasite. Loodan, et teil oli tore ja näeme järgmises videos. Tšau!